Kuidas seadistada oma pöördemomendi piirajat? See siin on TC1007. Selle pöördemoment on 170 Newtonmeetrit ja võid ette kujutada, et kui selle võlli inerts peaks tagasi mõjuma sellele trellile ja need 170 Newtonmeetrit pöördemomenti keeraksid selle trelli ringi, siis ma saaksin väga kiiresti, väga tõsiselt viga. Et seda vältida, on meil ees pöördemomendi piiraja. Pöördemomendi piirajal on need seadistused, need numbrid, mis suurenevad pöördemomendi poolest 11-ni. Samuti on siin taga erinevad seadistused, madalama pöördemomendi ja suurema kiiruse ning suurema pöördemomendi ja madalama kiiruse jaoks. Mida sa tahad teha, on see, et alustuseks seadistad madala kiiruse ja suurema pöördemomendi peale. Järgmisena peaksid vaatama libisevat sidurit. Nagu näha, olen selle pannud esimesele astmele ja alustadki lihtsalt esimeselt astmelt. Kui see võll pöörlema hakkab, peaksid seda heli kuulma. See tähendab, et libisev sidur rakendub. Kui see aga ainult rakenduks, poleks sellest mingit kasu. Teisele poole ei jõuaks siis üldse jõudu. Seega tõstad lihtsalt ühe astme võrra ülespoole ja jätkad. Nii jälle, libisev sidur rakendub ja nii liigudki järjest ülespoole. Ma ei hakka siin ennast vigastama, aga kui sa järjest ülespoole lähed, jõuad hetkeni, kus su võll pöörleb ja kettid liiguvad, aga libisev sidur enam ei rakendu. Ja sel hetkel ära suurenda oma trelli, pöördemomenti. Tee tööd selle jõuga, mis sul parasjagu on. Nii hoiadki end vigastuste eest ja saad oma painduva võlliga parima tulemuse. Aitäh vaatamast, Xiao!